tere siis ka minu poolt üle tüki aja minu headele fännidele ja tere tulemast ka uutele vaatajatele. Tellige minu kanalit, see ei maksa teile mitte midagi, see on teile täiesti tasuta. Laikige, kirjutage kommentaare. Sellisel juhul see video jõuab palju suuremate arvuni inimesteni ja siis saavad ka teised sellest osa. Kuigi see minu videote vaatamiste arv on ikkagi, ma ei tea, kui tõetruu see on seal, aga see on ikkagi väga suur ja ma olen väga tänulik selle eest. Ja tänane video, kuna praegu on taevas täiskuu, nagu te kõik olete märganud, ja täiskuu mõjud on ka tegelikult palju päevi ka pärast ja palju päevi ka ennem seda õiget täiskuud, nagu nii öelda, et kus ta on siis oma kulminatsioonis. Ja täiskuu mõjusi te kindlasti teate ka enda peal ja kuidas te olete siis neid tunnetanud ja kuidas keegi siis neid erinevatel eluperioodidel, erinevatel lainepikkustel, siis te neid tajute. Täiskuul on väga suur mõju tegelikult meile kõikidele ja väga suur mõju on ka energiatele, emotsioonidele ja see, mis tuleb nagu meie igapäeva ellu kaasa. Tuletan teile meelde, et see video on kollektiivne energia ja see ei pruugi kaugeltki mitte kõikidega resoneeruda. Kui te soovite isiklikku personaalset kaardiladumist ükskõik millisel teemal, siis minu meiliaadress on siin video all. Kirjutage julgesti, ma vastan alati. Ja kui need eraladumised natukene aega võtavad, siis need ei võta tegelikult üldse aega, aga lihtsalt mingi väike järjekord on tekkinud ja seda ma pean tunnistama. Aga ma annan endast parima. Ma olen muidugi väga tänulik teile kõigile, kes te tellite ka minu eraladumisi. Ja vaatame siis seda täiskuud, siis, et millised sõnumid on täiskuu ajaperioodi kohta teile öelda. Ja tuletan siis veel kord meelde, eks ole, et see on kollektiivne ladumine, aga samas, kui te olete sattunud siia kanalile ja kui te olete hakanud seda videot vaatama, siis päris kindlasti on kas või võib-olla see üks lause, mis võib tegelikult tundmatuseni teie elu muuta, siin mingis ennustuses sees või soovituses või võtke seda kaardiladumist nii, nagu te ise soovite. Kes võtavad seda ennustusena, kes võtavad seda soovitustena, mida iganes täpselt nii, kuidas teie seda võtate ja tahate, nii see ka on. Nii, ja hakkame siis vaatama. Jälle pikk jutt siia ette, aga las ta siis olla. Vaatame siis, millised on need praegused täiskuu energiad nagu teile. Hästi loogiline. Ja võitlete siin, jah. Võitlete. Need, siin on küll tahte ja jõu energiat on sauad, aga teie nagu olete ühesõnaga praegusel perioodil eriti ülesse ja alla mõtlemisega. Kord olete te oma mõtete nii öelda harjal ja siis te pöördute, siis te vaatate, et kõik on tohutult hästi ja kõik on nii ilusti, aga miks mul siis tulevad, pressivad sisse need teistsugused emotsioonid? Need, kui me oleme jälle pea alaspidi. Minu meelest eile oli selline hästi huvitav selline nende pea üles ja alaspidi emotsioonidega. Ma käisin eile teatris ja see oli väga huvitav tükk ja ma sain sellest väga suured emotsioonid ja ma tulin siis koju ja siis mul hakkas ka nagu niimoodi, hakkasin mõtlema erinevatele asjadele, nagu kord olin üleval ja siis olin jälle all. Et see on praegu ilmselt hästi selline energia, mis meid väga palju mõjutab, et kord me mõtleme ühte ja kord me mõtleme siis nagu teist.
ja loomulikult, et siin hakkavad segama meid ju, ega siis positiivne, teate, inimesed ju meid ei sega, eks ole, meid segab ikka see negatiivne ja need negatiivsed emotsioonid ühesõnaga. Ja siis ja siit väga palju inimesed hakkavad edasi ketrama ja siis mul üks väga hea tuttav kirjutas Messengeri ja täpselt samasugune probleem oli. Et ütleb, et et kõik on nagu tegelikult korras, aga ma ikka mõtlen mingitele, lihtsalt pressivad sisse need negatiivsed mõtted ja mingid ümberhindamised. Ja ilmselt praegu ongi nii, et kord alaspidi peaga ja siis keeran ennast jälle õigesse asendisse, eks ole, nagu öeldakse. Ja tundub, et see on praegu hästi suur selle täiskuu energia. Nii et kui te olete selles energias, nagu on see poodu siin, eks ole, mis jumala hästi ei tähenda ju absoluutselt mitte mingisugust poodut, et siis on see hästi iseloomulik sellele täiskuule. Te peate siin mingisuguseid võitlusi. Need võitlused on tegelikult jäänud nagu suuremalt jaolt selja taha, aga teile siiski öeldakse, et te võib-olla ei peaks pidama neid võitlusi. Ja siin ongi täpselt, need on tegelikult hästi sarnased kaardid, nagu et kord olete te siin pea all, alaspidi, siis olete pea ülespidi ja siis te võitlete nagu Don Quixote võitles tuuleveskitega, eks ole, mis selle mõte siis oli, lõpuks ta sai surma lihtsalt, eks ole, see on lihtsalt näide praegu, et me ei peaks nagu võitlema võib-olla nagu nende asjadega, mis tegelikult ei ole nagu üldse vajalik. Ja need võitlused käivad ja täpselt samamoodi teie või inimesed, eks ole, kes seda videot vaatavad, on väga suurt tälla. Need sauad tegelikult põlevad, siin on väga suurt tahet ja siin on väga suurt sellist kireenergiat ja mis on ka tegelikult, see ei ole üldse halba, aga te olete seadnud endale ikkagi väga suured, te olete enda probleemidest, eriti sellel täiskuu ajal, teinud ette endale selle aia ja siis te vahite sealt üle ühesõnaga ja aga vaatate küll sealt üle, eks ole, te olete selle aia sinna ette ehitanud, aga te ikka vaatate sealt üle, eks ole, et te olete sellistes praegu nendel täiskuu perioodil olete hästi palju sellises enese kaitsmise positsioonil ja teie mõtted liiguvad hästi palju praegu ülesse ja alla, kuigi te olete tegelikult rahul oma eluga, aga siis viskab ikka siia sisse seda põlevat saua, eks ole, aga kui mingi asi põleb, eks ole, siis ta ju ikkagi põletab. Ja praegu, ma ütleksin, et te olete võib-olla ikkagi rohkem neid probleeme nagu enda jaoks ise välja nagu mõelnud ja see ei ole võib-olla ikkagi päris õige, aga te võitlete siin jah niimoodi, aga me peame kõik võitlema niimoodi, et kord, eks ole, oleme ülespidi ja siis alaspidi. Vaatame veel natukene edasi, mida siis see täiskuu tahab nagu siis praegusel hetkel nagu meile öelda kollektiivile, eks ole. Nii, näete, täiesti, see on ju duubelkaart, täiesti duubel, üks on siis selle klassikalise taaro ja teine on siis, mina kutsun selle kaasaegse, nii et ilmselt ongi ikkagi need energiat väga-väga üleval, et siis, kui te nagu olete kodus või tulete koju või olete kuskil, siis mõelge, et ja kui te satute nüüd niimoodi, et hakkate kõhklema ja kahtlema millegis ja mul see tuttav oli täitsa niimoodi, et ta ütles, et ta tegelikult täiesti nuttis eile, ja ta ise arusaamatu, et mis nagu on, nii et need energiad on tegelikult siin hästi ja hästi on ka üleval ka kindlasti siin ka kireenergiat, sellepärast et sauad tähendavad alati kirge, aga see periood tegelikult, sest need on 9 ja need on nagu lõpukaardid, päris lõpp veel ei ole, eks ole, sauade 10 on tulemata, aga üldiselt te jõuate, ma pakuksin siis seda, et kui täiskuu on läbi ja see periood ka pärast, kui tal on oma mõjuda, et siis see periood hakkab ikkagi lõppema ja te lõpetate need võitlused ja need üles-alla olemised aga praegu on hästi tugevalt see sees, sest tuli duubelkaart, see tuli küll esimeseks, aga ma vaatan, mis veel siis siit
klassikalisest taarust tuleb siis energiatesse. Noh, näete ja ikka tohutult, jah, see ongi, jah, see tahte ja kõik ja see jõud ja kirg ja kõik need. Nii et tundub jah, et kõige suur, noh, praegu nagu ei peakski edasi panema, et neid kaarte, aga ma panen, mind väga huvitab sõnaga ja mulle meeldib ja siin on jah niimoodi hästi sihukene tormakus on tegelikult ka iseloomustab seda perioodi ja väga suured jah, ikkagi kõhkluse ja kahkluse energiat on üleval ja siin oli 5 ja siin oli 7 ja siin oli 9. Nii et tegelikult te liigute nagu ikkagi ülespoole veel nendest, et siin ei ole vastupidi, et oleks 9, eks ole, siis no siin tuli küll 9 ette ja tuli 7, et natukene seda kõikumist, sest see järjekord siin on ju mul natukene teine. Ja sellised teravused ja sellised konfliktid ja samas ongi ikkagi tegelikult seda kiiret edasiliikumist ka siin, aga kuna küsimus oli selles, et mida see täiskuu ja need energiat tahavad meile öelda, siis ongi siin ka võib-olla veidikene hoiatus, et tõmmake natukene tagasi, et tegelikult need probleemid ja mõtted on teie oma peas nagu tekitatud, et need ei ole tegelikult välised asjad. Et siin ei, ainult poodu tuli siis suure orkaani kaart, et need on nagu rohkem niisugused igapäevased probleemikesed. Aga see on see sauade energia, tundub, et on. Ja kuna see sauade energia on tegelikult ju ka kireenergia ja nii palju, kui ma vaatasin üldiselt, nagu ennem täiskuud juba, lihtsalt üldiselt kaarte nagu ka, mitte ülespanemise videot ja seal tuli üldiselt ka väga suurelt välja tegelikult see esimese ja teise tsakra energia, need on seksuaaltsakrad, eks ole, ühesõnaga ja sauad tähistavad ka tegelikult seksuaalsust, eks ole, ja need põlevad sauad ja niimoodi, et siin on natukene küll need energiat hästi-hästi palju üleval ja kui te võib-olla avastate endas, et te olete hästi kirglik, siis on see ju väga hea. Ja kui te olete veel suhtes ja siis te avastate seal, et oi, millises kireenergias ma olen, siis see on väga hea ja te võite ka leida ennast mingil ajal selles kireenergias. Ja üldiselt tegelikult hästi suur nagu praegu mulle tundub, et käib selle üldse nende seksuaalküsimuste ja seksuaalse energia ja nende vabastamine ja puhastamine. Kinni jäänud energiat, mis sinna on. Seepärast, et kui need energiat oleks lahti, eks ole, siis ei oleks ju teie jaoks probleem, ega ka siis, siis ei oleks seda probleemi. Aga tundub, et praegune on jah üldse nagu on selle sauade, tahtejõu ja kire ja seksuaalsuse energia nagu puhastamine, vabastamine ja kui te aitate sellele veel ise ka kaasa, siis on ju tegelikult super. Võtame siit nüüd natukene, ma panen need siia ette, vaatame, mida siis need peaingli kaardid tahavad siis praeguse täiskuu. Ma jõuan ka päris täiskuu või nende kuu loomise kaartide juurde. Need on väga tugevate energiatega kaardid ja nende pealt ma vaatasingi seda, et see seksuaalenergia vajab natukene tegelikult ühiskonnas üldiselt ja tegelikult ka meil inimestel tegelikult natukene aeg-ajalt ikkagi nagu puhastamist ja võib-olla ka ümbermõtestamist ja need on natukene, sellepärast et seksuaalenergiad on ju tegelikult ka maha surutud emotsioonid ja hästi palju negatiivsust tegelikult millegipärast koguneb nagu just nendesse organitesse tegelikult ja nendesse sakratesse. Sellepärast, et kas siis õigesti ei vabastata sealt neid või mida iganes. Et see on tegelikult jah, nagu tundub veel eriti selle täiskuu, nii et võtke siis ja vabastage enda neid alla surutud igasuguseid emotsioone ja seda on väga lihtne teha ühesõnaga niimoodi, et võtke lihtsalt ühesõnaga, et tunnetage ja kogege seda, mis toimub, seda mõtet, seda tunnet, seda emotsiooni, tundke ja tundke see lihtsalt kehaliselt läbi. Tundke ja laske vabaks ja laske ülevalt alla ja vabaks ja minna. Ja nüüd ja praegu ma lõpetan ära selle
emotsiooni tundmise ja see läheb nüüd ja praegu ja jäädavalt. Noh, see on väga lühidalt siin praegu seletatud. Nii, vaatame edasi ühesõnaga, mida siis, aga ma teen selle kohta pikema video, kus ma seletan siis väga pikalt lahti ühesõnaga, kuidas on üldse enda emotsioonid alla surumine, kuidas neid leida ja kuidas neid siis vabastada. See on täiesti, teen siin ka selle tasuta video sellel teemal, aga natukene läheb sinna veel aega, sest see on tegelikult väga mahukas teema ja ma ei taha siin teha jälle mingisuguseid tunni ega 1,5-tunniseid videosi, nii et ma pean õppima seda nagu natukene kokkuvõtlikult tegema. Nii, vaatame, mida siis peaingli taarod tahavad siis meile öelda selle kuu täiskuu energiate kohta, täiskuu sõnumite kohta. Unistuste täitumine, usu endasse ja teie jaoks mingi raske olukord siis laheneb. Ja suure arkaani kaart, täht, kuu on ju tähtedega väga kõrvuti. Ja nemad on selles omas suures universumis ja mingi täht hakkab ikkagi teie peale paistma. Keegi kuskilt minevikust tuleb teie ellu tagasi. See ei pruugi olla üldse, ma tean, et ma tegin siin ühe eraladumise ja siis ma ütlesin ka, tuli ka selline kaart ja siis ma ütlesin ka, et mingi inimene tuleb teie minevikust teie ellu tagasi, siis läks lausa marru ja siis ta ütles, et ma jumala eest ei taha, et mu eks tuleb tagasi, eks ole. Ja siis ma ütlesingi selle peale niimoodi, et ega see, et kus sa seda võtad, et see just sinu eks on. See võib olla ka sõbranna, naistuttav, mingi kolleeg, et see ei pea olema, kohe läksid nagu sõrad püsti ja mis ma ei taha, et mu eks tagasi tuleb. Ja mõtlesin, et eks on üks inimene sealt minevikust. Tegelikult on meil ju väga palju minevikust inimesi, aga seda tahab nagu see täiskuu energia teile öelda, et teie ellu tulevad nii-öelda uued vanad sõbrad ja mingisugused, ja siin võib olla ka mingisuguseid taasleitud suhteid. Aga need on seotud just hästi tugevasti teie minevikuga ja lapsepõlv, need võivad olla ka sealt lapsel põlvest. See ei pea olema kuskil mingi lähiminevik ja tavaliselt ta kipubki olema natukene päris palju kaugemalt. Aga igastahes tuleb tagasi keegi inimene ja see saab teile väga oluliseks. See võib olla oluliseks teie töösuhetes, võib-olla teie suhetes lastega, ka oma partneriga, aga see üks inimene tuleb tagasi ja see saab teie elus väga oluliseks. Ja sõprussuhetega on ju ka tegelikult niimoodi, et osad sõbrad lihtsalt nagu kaovad, jäävad kuskile kaugele, nad tulevad aeg-ajalt tagasi ja lähevad uuesti ja mõnikord on niimoodi, sest minul on 2 sõbrannat, kes on üle 40 aasta minu elus olnud ühesõnaga ja tavaliselt öeldaksegi nagu niimoodi, et need inimesed tegelikult jäävad nagu elu lõpuni. Et kui see on juba nii pikast ajast on nagu see sõprus läbi tulnud ja me oleme muuseas täpselt üheealised ja me oleme ka täpselt ühel, üks oli minu klassiõde, teine saime kolleegidena tuttavaks ja me oleme kõik sündinud siis tulihobuse aastal. Ja ma olen nagu seda tähele pannud, et nagu sõprussuhete juures, ma mõtlen veel kord, et astroloogia ja kõik horoskoobid ja ma ei tunne neid ja sellepärast ma ei poeta ka siia sisse neid, aga seda ma praegu ütlesin, sest ma tean, ma olen tähele pannud seda, et just need loomade märgid, hobuse aasta, sea aasta, et need nagu sõprussuhete ja abielusuhete ja romantiliste suhete puhul minu kogemustest on pidanud need kõige paremini paika. Kõige paremini. Ja me olemegi kõik nagu 3 tulihobust ja meil on väga hea koos olla. Nii et siis nii palju. Nii et oodake siis mingit minevikust inimest siia enda ellu tagasi. Kus kohta ma panin nüüd siis oma selle oma teetassi. Ja vaatame siis 3. kaardi ka selle kohta, mida tahab nagu see täiskuu energia meile öelda.
Nii, väljakutse, mille saad lahendada, hoia eemale teiste konfliktidest, ole kannatlik enda ja teistega. Ja mina tõlgendan seda kaarti ka niimoodi, et see on jälle 5, mingi kriis, eks ole. Et kui te tahate praegusel hetkel nagu midagi väga teada või soovite vaadata hästi sinna tulevikku ja et kui teil on võib-olla mingi probleem või see ei peagi olema probleem, et teil on mingi küsimus näiteks, et ma soovin väga teada näiteks, mis tuleb mul tööl nagu seoses selle probleemiga või romantilises suhetes või suhetes oma lastega, oma vanematega. Meil elu koosnebki tegelikult suhetest. Siis praegu on niimoodi, et teile ei näidata seda. Sellepärast, et saatus, universum, võtke seda nii, nagu te tahate, ühesõnaga, et see on nagu ka praegu üks väga oluline sõnum, et kõik pusletükid ei ole veel koos. Tegelikult on siin viimane ja seda viimast ei ole veel siia pandud ja siis te saate selle vastuse. Siis kui universum või saatus või teie elulugu või midagi on, siis selle viimase nagu kaasetanud ja siis te saate teada selle. Aga see nüüd ma julgen arvata, julgen pakkuda, et juhtub väga, väga lähitulevikus. Ja ma millegipärast, kuigi see ei ole ju tegelikult karikate kaart, siis ma kaldun arvama, et see on midagi romantiliste suhete alal. Kas ta on romantiline suhtealal või siis ka mingi samamoodi ja muuseas jälle duubelkaart. Ühesõnaga nii. Ja võtame 4. veel. Tundub, et need kaardid räägivad siin, et mis see 4. nagu kõige suurem nagu siis täiskuu energia tahab teile öelda. Natukene teie tuleviku kohta. Ülempreestrinna. Jah, mingid saladused. Te soovite mingisuguseid saladusi nagu teada saada. Ja kui on kuskil mingid saladused, siis need tulevad ilmsiks. Te olete ise väga vaimne inimene ja võimas vaimne mõistmine, mõtisklemine ja meditatsioonid annavad väärtuslikku teavet. Olge võimalikult palju rahulik ja võimalikult palju rahus. Ja teate, ma olen, mida ikka, ma räägin ju väga palju tegelikult iseenda elukogemustest, sest mul neid ikkagi on ja need on kogemused ja väärtused, mida nagu koid ei söö ja rotid ei suuda hävitada, eks ole, ja neid kogemusi ei suuda hävitada ka ju tegelikult teised inimesed meie kõrvalt, kes on võib-olla kadedad või niimoodi, et kui need saladused, ma ütlen, et ja ma räägin siis kas enda kogemuste põhjal või siis oma tuttavate, oma kolleegide kogemuste põhjal, siis kui need saladused peavad välja tulema, siis need tulevad välja. Ja kui nad ei pea, siis nad jäävad igaveseks ajaks sinna karbi sisse. Aga teid kummitab mingi saladus. Ja te tahate midagi väga teada, see tuli ka siin eelmise kaardiga välja. Siis ma ütlen, et siin on täpselt see ajastatus. Te saate need asjad teada. Te teate need probleemid või need küsimused, mis teid valdavad. Te teate neid ise. Väga hästi teate ja te saate need teada. Ja väga palju loeb ka siin teie niisugune intuitiivsus ja selline, võib-olla te panete ise kaarte, võib-olla paneb keegi teine teie kõrval, keegi väga lähedane inimene kaarte, siis on jah niimoodi, et te olete praegu tundub nagu, et hästi nagu üritanud saada midagi teada. Aga tegelikult ei ole, sest ma ütlen, et kaart ei näita ka kõige, sest vahest on tõesti niimoodi, et ei tule, ei hakka sellel teemal see kaart rääkima ja lihtsalt ei hakka. Ja siis ma olen ka klientidele öelnud, et vaatame siis praegu niimoodi ja vaatame siis natukese aja pärast uuesti, sellepärast, et siis on ja selle põhjuseks on ainult see, et ta lihtsalt ei pea antud hetkel midagi teadma selle küsimuse kohta, mida te küsisite. Vaatame paari kaardiga, aga mida tahetakse teile öelda siis haldja kaardid, mida siis haldja kaardid tahavad teile öelda, võtame 2 soovi targalt.
ja kasuta oma soove targalt ja tegelikult ma ütlen niimoodi ühesõnaga, et ma arvan, et meil on kõikidel väga palju selliseid naljakaid juhtumeid nende soovide täitumisega, eks ole, see on täpselt niimoodi, nagu see on nii igivana niisugune nali, et meest käib iga pühapäev kirikus, eks ole, ja palun mulle loteriivõit ja palun mulle loteriivõit ja miks mul ikka siis ei tule seda loteriivõitu ja siis lõpuks, eks ole, jumal siis vihastab ja ütleb, et tead, et kas sa siis ostad kurat ükskord selle pileti ka ära, et kui kaua ma ootan, eks ole, et see on nagu selle soovide, et soovige hästi targalt ja väga selgelt ja kindlalt pange oma soovid, pange kirja ja väga konkreetselt, sellepärast, et muidu te saategi niimoodi, eks ole, et te oleksite ammu, eks ole, selle minu eelneva jutu põhjal nagu saanud, eks ole, selle loteriivõidu, kui te oleksite selle pileti ka ostnud, eks ole, et siis see on niimoodi, et nagu öeldakse, et me peame tegelikult likvideerima põhjuseid, mitte tagajärgi. Et tagajärgi on ju kõige lihtsam, eks ole ju, aga likvideerida, aga see ei vii meid sihile. Ja samas on ka niimoodi, et praegu ollakse väga palju külluse energiates ka tegelikult ja soovide energiates, sest kindlasti hästi paljud ka teavad, et väga palju ju tulebki soovida just täiskuu ajal. Ja siis on need energiat kõige tugevamad, mis ka nii on, ja siis need soovid, minul on küll läinud väga paljud soovid täide, mida mina olen soovinud targalt siis täiskuu ajal. Ja kui täiskuu hakkab kahanema, eks ole, siis ongi kõik see kahanev ja siis mida te oma ellu nagu enam ei soovi ja millest te tahate nagu vabaneda, siis sellega oleks siis vajalik nagu tegeleda siis, kui see hakkab meil see kuu kahanemise periood. Ja inimesed on tegelikult hästi palju kartnud, et kuidas ma saan nagu, et ma viskan nagu selle inimese enda elust välja ja ma manifesteerin, et ta läheb ära, siis see loomulikult ei tähenda ju seda, et need inimesed või see inimene sureb ära teie kõrvalt. Loomulikult, et mitte. Sellepärast, et igal ühel on oma aeg ja igal ühel on omad ülesanded siin täita ja kui need ülesanded ei ole täidetud, me ise oleme ju need ülesanded endale võtnud, siis see ongi niimoodi, et me lihtsalt siis ei lähe ju siit ära. Ja veel vähem läheme me siit ära kellegi teise soovi põhjal, eks ole, et nagu kui te kardate, et inimesed nagu kardavad nagu tuua sisse siia inimesi, eks ole, kui ma ei taha, et see on väga toksiline näiteks ja kõik ja siis ärge kartke seda teha sellepärast, et universum ise hoolitseb selle eest, kuidas siis see inimene nagu jääb võib-olla kaugemale ja ta võib järjest kaugemale jääda ja lõpuks ta lihtsalt nagu lahkub teie elust, mitte tema ei lahku elust. Et see on ka minu meelest üks väga selline nagu tähelepanek, et ma ei julge soovida, et ma ei soovi neid seda teist kolmandat inimest enda kõrvale, siis see on, aga sageli elu paneb ise need asjad paika ja kui ka inimene on meie kõrval väga toksilised, siis lihtsalt tehakse mingid teised lahendused. Ja tuli ka jälle ennustamine, siin on ülempreest rinna ja ennustamine ühesõnaga ja tundub, et jah, et minu tänased vaatajad on ise väga suuresti vist nagu nende kaartidega ja ka tegelikult vaatavadki ju neid ladumisi ikkagi suhteliselt need, kes on ka ise väga teadlikud ja nii, et tunneta oma intuitsiooni, mis on praegu eriti tugev, sul on võimalus oma praegust olukorda kristallselgelt näha ja tegelikult olukordades enda nägemine kõikides olukordades ilmselt on ka nüüd lisaks nendel targalt soovimisele ja küllusele siis ka just, et ennustamine ei pruugi ju tähendada, eks ole, konkreetselt, et keegi teine, nii nagu see, mida mina siin praegu teen, et see ei tähenda nagu seda, aga just endaga ühenduses olemine ja see enda südame hääle kuulamine. Ja see on nagu tegelikult kõige tähtsam, sest mina olen seda nagu tegelikult ikkagi oma
oma elu jooksul teadlikult harjutanud, et ma lähen nüüd alla enda südamesse, ma tulen sealt mõistusest ära ja ma lähen sinna alla südamesse. Ja siis ma küsin selle küsimuse ja teate, need vastused saabuvad väga kiirelt. Aga täpselt laskuge enda selle südame tasandile ja kuulake neid mõtteid, mida te mõtlete siis, kui te olete südame tasandil. Teate, kallid sõbrad, seal mõistuse tasandil oleme me rohkem, kui oleme me enamus oma elust. Ja mida rohkem siis me sinna südame tasandile, seal on kõik vastused olemas. Tegelikult ei peaks olema üldse neid kaartegi ega midagi, et seal ongi meie kaartide vastused. Võtame seda siis niimoodi, et laskuge sinna, nagu need on ka nagu selle energia, nagu selle kuu täiskuu energia sõnumid, nagu teile. Ja pool tundi on siin nagu juba täis ja kuna te nagu teate kõik, te olete mind tänanud ka muuseas selle eest, et ma ei tee pikki videosi, ma olen väga konkreetne, ma olen oma elus olnud ka väga konkreetne ja mulle meeldib konkreetsus, ma olen kaksikud ja mul on küll kahepidine konkreetsus, aga mul on see konkreetsus olemas ja nii, et vaatame siis, mida siis ma lubasin võtta ka neid kuu loomise või tähendab kuu enda kaarte, et vaatame, et mis on siis need kuukaartide sõnumid praegu siis siia sellesse aprillikuu 2025 perioodi. Aeg on terveneda. Ja siin oligi nagu see südame ja see ülempreest rinna ja kõik need, et tõesti, kuna on kevad ja kuna on väga palju tegelikult selliseid romantilisi tuuli ja kevadel ju ikkagi inimesed ju armuvad tunduvalt rohkem ja armutakse ka enda partnerisse üha uuesti ja see ei pruugi olla ju ja te võite armuda ükskõik kellesse oma töösse. Ja praegu ongi nagu kevadine aeg on alati tegelikult selline nagu, kuna hakkab ju kõik tärkama, loodus on puhanud ja loodus tärkab, siin sinililled hakkavad juba läbi saama, eks ole, ja kõik need esimesed kevadillekesed ja minu arust on ka, see on jälle puhtalt minu enda isiklik arvamus, et minu meelest on just nagu kevad kõige parem nagu tervenemise aeg ja praegu kuukaardid ise siis ütlevadki teile seda, et praegu on nagu kõige parem aeg terveneda. Ja vaatame, mis on siis see teine kaart, mida need kuuloogia kaart, siin mul tahtis siin nii palju kaarte välja tulla, aga ma ei võta, sest mul ei ole nii palju vaja siia. Nii, siin tuli ka ennem soovimine. Sinu unistused, täiskuu sõnnis, sinu unistused vajavad praktilist plaani. Ja see ongi nagu see praktiline plaan, millest ma rääkisin see, et käib kirikus, eks ole, ja palub seda loteriivõitu, aga ise absoluutselt ei suvatse endale piletit osta, eks ole. Ja läbi mille me siis selle loteriivõidu saame, me saame ju läbi ostetud piletite, eks ole, kui me selle saame. Et võtke paber ja pliiats, pange väga konkreetselt kirja, parandage neid soove ja neid plaane ja parandage ja tõmmake maha ja täiendage ja siis tehke siis nagu see lõplik plaan. Ja tundub, et see on praegu sellel kuul ja selle täiskuu ajal nagu teie kõige nõrgem kohta, et teil on unistused ja teil on soovid, aga teil ei ole nagu plaani selle teostamiseks. Jälle ma pean tagasi tulema selle ühe näite puhul, mille ma tegin siin selle tööga alati seoses, et kui te lähete keskendute selle tulemuse peale, et ma pean selle toote maha müüma ja sellele peab ka keskenduma, aga kui meil puudub plaan või mingi motiiv, kuidas selleni jõuda, et me saame selle toote maha müüa, siis ei ole sellest ka midagi kasu, et ma saan selle maha müüa. Muidugi ka müüakse ka, eks ole, aga siis võib-olla tunduvalt raskemalt. Et sinu unistused vajavad praktilist plaani ja see on tõesti ühesõnaga, et tehke see plaan, tehke selle paberi peale see oma plaanikene siis nende soovide suhtes ja kõikide asjade suhtes siis korda ja kolmas on
Need on väga tugevate energiatega kaardid, ma ütlen, ma tegelikult kasutan väga-väga harva neid kaarte oma ladumistes, nagu te olete ka kindlasti tähele pannud ja ka oma eraladumistes, et see on sinu raske töö tasub end ära. Ja see on kolmas nagu ka kõige põhilisem sõnum nagu sellele praegusele täiskuu energiatele, mida ta tahab teile öelda. Et siis on niimoodi, et kui te praegu veel ei ole võib-olla väga reaalseid tulemusi näinud, siis need on olemas juba, need on teie poole teel ja kui te olete võib-olla tõesti mingi tööprojektiga väga palju vaeva näinud, siis need õnnestuvad teil päris lähiajal. Ja siin oli ka see pusletükk, eks ole, et see viimane pusletükk ei ole veel pandud, eks ole, see, mis tuli siin. Et viimane pusletükk ei ole veel pandud paika. Ja nii lihtsalt siis ühesõnaga, et te praegu nagu niimoodi ei peagi seda teadma, aga sulle öeldakse, et sinu raske töö tasub end ära, ükskõik mis valdkonnas see on siis, kas on sinu romantilistes suhetes, kas on sinu töösuhetes, rahasuhetes. Rahakaarte ma eraldi ei puutu ühesõnaga, sellepärast et rahakaardid on ka väga tugeva energiaga ja aga kuna me panime siin juba lõpetuseks siis neid kuu enda kaarte, siis ongi niimoodi, et oodake natukene veel. Ja võib-olla, et kui teil on nagu silmapiiril mingi uus romantiline suhe või see on hästi algusjärgus ja siis kõik tegelikult laabub. Need küsimused saavad lahendatud, soovid saavad täidetud, tehke praktiline plaan, eks ole, ja ärge oodake praegu veel vastuseid küsimustele, midagi on veel varjus, on saladuses, ärge oodake neid vastuseid kohe ja kiiresti, aga need vastused on juba teie poole teel. Õige vähe läheb aega ja siis te saate kõik teada, mis sealt tuleb. Aga minu meelest praegu see kaardi ladumine sisaldas endas ikka väga palju neid ennustusi. Kõik, kui te see video meeldis, siis likeige, pange alla julgelt kommentaare, tellige minu lehte. On täiesti tasuta teile, see ei maksa teile mitte midagi. Ja kui teil on soov isikliku kaardiladumise järgi, siis tehke ühesõnaga, kirjutage mulle, minu meiliaadress on siin selle all. Mõnusat nädalavahetust teile, mõnusat nädalavahetust. Ma ei tea, mulle meeldib selline sõna, mõnusat. Ja siis nautige üksteist, nautige teineteist, nautige kõike seda, mis teie ümber on. Seda ei ole vähe, olge tänulikud ja te isegi ei kujuta ette, kui palju kõrgematesse ja tugevamatesse energiatesse te jõuate, kui te ütlete lihtsalt 3 korda need ma tänan kõige eest, mis mul on. Mina tänan teid teie eest, ma tänan, et vaatasite seda videot ja kõike lahedat teile. Tšau, kohtume!